Eelmise nädala lõpus haigestusid 10 Ülenurme ja Tõrvandi inimesed samadesse sümptomitesse. Oksendamine, nõrkuse tunne ja iiveldus. Kuna haigestumine toimus nii massiliselt ja samal ajal, on põhjust arvata, et probleem peitub joogivees. Sotsiaalmeedias on kohalike inimeste grupis tänaseks pea 100 kommentaari, kus elanikud kirjeldavad ühte ja sama stsenaariumi. Laupäeval ja pühapäeval ehk 19. ja 20. aprillil hakkasid nad täiesti ootamatult oksendama. Mõni oli lausa 2 päeva rivist maas ning kõikide inimeste ühendav lüli on see, et samal päeval tarbisid nad vett otse kraanist. Elanikud toovad mitmeid kordi välja juhtumeid, kus haigestunud on lausa ühe kortermaja või rida elamu, kõik perekonnad. Kohalike sõnul on tänaseks apteegid kõhuravimitest tühjaks ostetud ning inimesed varuvad poodidest pudelivett. Me suhtume vee kvaliteedi tagamisse täie tõsidusega. Esmaspäeval laekus Tõrvandist informatsioon, et võib olla vee kvaliteedi mure lasteaias. Võtsime kohe kontrollproovi. Kõik senised seireproovid nendest mõlemast piirkonnast on olnud korras. Eile õhtul laekus Tartu veevärgile samasugune teade ka Ülenurmelt. Seal võeti omakorda analüüsid sinna minevast veest, joogiveepuhasti väljundist ning 2 seirepunktist. Ka seal puuduvad reostuse jäljed, kuid proovide tulemused selguvad alles 48 kuni 72 tunni jooksul. Aga hetkeseisuga võib öelda, et mina olen 3 päeva seda sama Ülenurmesse minevat vett joonud ja täiesti terve. Tartus on joogivee kvaliteediga olnud probleeme ka varem. Eelmise aasta mais avastati ühest veehaardest võetud proovidest suurenenud kolibakterite sisaldus. See veepuhasti varustas umbes 10% Tartu joogiveest, kuid siis olid mõjutatud peamiselt Variku, Tammelinn ja Ränilinn. Praegust juhtumit on asunud uurima ka Terviseamet. Meil on erinevaid hüpoteese, mida me praegu epidemioloogilise uuringu käigus proovime välja selgitada. Aga me soovitame Tõrvandi, Ülenurme ja Soinaste piirkonna inimestel tõepoolest tarvitada keedetud vett. Et hetkel on see selline ennetusmeede, mida tasuks rakendada. Nii kaua, kuni me ei ole hinnanud, et olukord on nüüd kontrollitud ja turvaline. Terviseamet võtab ühendust haigestunud inimestega. 3 neist võeti ka kliinilised proovid, mis saadeti analüüsimiseks Synlabi laborisse. Lisaks testib Terviseamet ka eraldi joogivett ning proovide tulemused peaksid selguma hiljemalt reedeks. Selgub, et bakter võis joogivees sisalduda ajutiselt, mistõttu ei esinenudki seda Tartu veevärgi võetud proovides. Veevärk on teinud omalt poolt ja nad võtavad ka neid kordusproove ja täpselt samamoodi ka Terviseamet. Et see on koostöökoht, et olla kindlad, et vesi on turvaline. Varjas tunnistab, et bakteri teooriale annab aluse just asjaolu, et haigestumine toimus ühes piirkonnas samal ajal ja täpselt ühesuguste sümptomitega. Küll aga ei saa midagi kindlalt väita enne 2-3 päeva möödumist. Kuigi testide tulemused alles selguvad, ei saa öelda, et kohalikud väldivad suures hirmus täielikult kraanivett. Julged sa siis oma kodukraanist vett juua praegu? Julgen, sest Tartu veevärgi vesi on kõige puhtam vesi. Siin on selline asi, et need inimesed, kes nüüd seal kurjustavad, seal peavad vaatama ikka enda süsteemid, kas need filtrid on liiga palju vahel, seal tekib probleem, et tekivad sellised mingid bakterid. Kas sina julged kohaliku elanikuna siin vett juua? Julgeksin ikka. Pigem on asi selles, et meie majal on veepehmendusseade ja see muudab vee maitset, nii et me oleme sunnitud jooma hoopiski Saku lättevett. Endiselt joon vallas kraanivett mõnuga, et ei ole ühtegi takistust selle mitte tarbimiseks.